Tere, hea lapsevanem! Hea meel, et oled täna meiega õppimas. Seekord räägime õpiuskumuste mõjust õppimisele. Oma õpiuskumuste peale mõtlemine on kui vundament enne õpioskuste arendamise juurde minekut. See, mida me usume oma võimete arendamise ja võimalikkuse kohta, mõjutab, kui avatud oleme päris õppimisele. Võid juba mõelda selliste küsimuste üle. Kas mu laps julgeb vigu teha? Kuidas ta reageerib, kui tegi vea? Kas ta oskab sellest õppida? Kas ta usub, et saab kõigega hakkama, kui piisavalt proovib? Nüüd kujutle olukorda, kus esimese korraga ei tule midagi välja. Kas see suunab uuesti proovima või tekib tahe kogu töö nurka visata? Selle reaktsiooni all võivad olla uskumused oma võimete arendatavuse kohta. Eristame kahte vastandlikku mõtteviisi, avatud ja kinnine. Kinnise mõtteviisiga usud, et võimed on kaasa sündinud ja ette määratud ning sinu pingutused ei muuda neid eriti. Vigade tegemine näitab, et sa ei oska ja polegi loodud oskama. Pingutamine on piinlik ja näitab, et sul on raske. Kui ei tule välja, siis on nii. Ei peakski proovima. Ei taha ausat tagasisidet, mis siis, kui see on halb. Avatud mõtteviisiga usud, et oled kõigeks võimeline. Kõik oskused on arendatavad. Vigade tegemine ja nendest õppimine on väärtuslik osa õppeprotsessist. Uued oskused tulevad läbi proovimise ja pingutamise. See ei tähenda midagi, kui alguses ei tule välja. Aus tagasiside aitab mõista, kuidas edasi areneda. Meil kõigil on kujunenud oma oskuste kohta nii kinnist kui avatud mõtteviisi. Mõnes valdkonnas oled väga avatud ja õppimisimuline, ei lase end heidutada, aga teises tunned end väga ebamugavalt ega tahagi proovida. Kuigi iga uue oskuse omandamine käibki ju läbi pingutuse. Päris huvitav on ka täiskasvanuna jälgida oma uskumusi. Isegi kui tundub hästi loogiline, et harjutamine viib sihile, vead on loomulikud ning oskused arendatavad, võib mõnes valdkonnas negatiivne kogemus meid kauaks mõjutama jääda. Näiteks Mari. Maalimises on ta täiesti avatud mõtteviisiga. Teeb julgelt vigu, katsetab, proovib uuesti ja kuulab tagasisidet. Suhtlemises on ta ka valmis ja usub, et põnevad ja keerulised olukorrad ainult arendavad ja muudavad osavamaks. Aga näiteks geograafias tunneb ta end ebakindlalt. Selle asemel, et uutele teadmistele avatud olla, peidab ja väldib ta teemat, sest on piinlik. See aga tähendab, et teadmisi ei tulegi juurde. Kitarriga on hoopis kurb lugu. Kunagine ebameeldiv kogemus tekitas täieliku ploki. Kust sellised uskumused tekivad? Varajases lapsepõlves on kõik uudishimulikud õppijad, kes proovivad aina uuesti ega lase end häirida ebaõnnestumistest. Ja inimesed meie ümber julgustasid iga väiksemat sammu ja pingutust. Sisendasid usku, et me saame hakkama ja uuesti proovimine on seda väärt. Aastate möödudes hakkab laps kuulma järjest rohkem hinnanguid ja uskumusi oma võimete kohta ja õpib ka ennast analüüsima, milles olen hea, mis ei tule nii hästi välja. Mida see ütleb minu kohta, kui miski ei tule kohe hästi välja? Negatiivsed hinnangud võivad tekitada hirmu vigade tegemise ja üldse proovimise ees. Kuidas saame lapsevanemana toetada? Märka, mida sa kiidad lapses. Kas seda, kui esimese korraga tuleb veatult välja või seda, kui ta pingutab ja ei anna alla? Kas see edastab sõnumi, et pingutamine on hea või mitte? Rõhk võiks olla pingutuse tunnustamisel. Kui tekib mõni viga, suunake rahulikult olukorda analüüsima ja sellest õppima. See on väärtuslik hetk, mis aitab teadmisi paremini kinnistada. Märka, kuidas räägid nii enda kui teiste võimekusest areneda. Laps kuuleb ja usub neid. See on hea võimalus mõtiskleda oma uskumuste üle ja neid koos lapsega tähele panema hakata. Näiteks selle asemel, et öelda, sa oled nii tark, saab öelda, sa pingutasid ja nägid vaeva. Iga pingutusega saad võimekamaks. Või selle asemel, et öelda, kuidas sa seda jälle ei oska, saab öelda, sa ei oska seda veel. Vaatame koos üle, mis vajab veel harjutamist.
Või hoopis selle asemel, et öelda, ära muretse, mina ka ei osanud seda. Saab öelda, siin on hea õppimiskoht. Kui jätkad proovimist, saad kõigega hakkama. Uskumused ja suhtumine mõjutavad õppimisel avatust ja nii ka tulemusi. Tänases õpiampsus kuulsid õpiuskumustest ning sellest, kuidas oma last sõnadega julgustada. Järgmisel korral saad üldisi soovitusi, kuidas oleks mõistlik õppida. Aitäh, et olid meiega. Soovime sulle põnevat katsetamist, eksimist ning oma perele parima võimaliku lahenduse leidmist. Kohtumiseni järgmises õpiampsus juba uuel nädalal.